Tere, mina olen Rain Kulderv, TFTAC-i toiduteadlane ja täna vaatame, mida olulist pakendimärgistusele meeles pidada. Esiteks on igal tootel säilivusaeg, kuid oluline on eristada, kas tegemist on kõlblik kuni või parim enne tootega. Siin on kõlblik kuni tooted. Tavaliselt kõlblik kuni tooted on kiiresti riknevad tooted, näiteks hakkliha, kanakoivad, kalatooted. Nende ostmisel on siis oluline meeles pidada, et kui kõlblik kuni kuupäev ületada, siis tegelikult ei tohi neid tooteid enam poes müüa ega neid ei tohiks ka tarbida, sest nad võivad kujutada ohtu tervisele. Teine kategooria on parim enne tooted, millel pärast parim enne kuupäeva langust on tegelikult eelduste kohaselt sensoorne kvaliteet natukene langenud, aga siin tegelikult tarbija saab ise otsustada. Tooted ei ole kindlasti ohtlikud pärast parim enne kuupäeva kukkumist. Tarbija peab ise esmalt siis vaatlema, seejärel nuusutama ja maitsma ning otsustama, kas see toode on tarbimiseks sobib ja kas see kvaliteet siis vastab tema ootustele. Kindlasti on parim enne kuupäeva jälgides võimalik vähendada toidu raiskamist, et ei tasu kohe toodet ära viskama, kui parim enne kuupäeva on kukkunud. Ja lisaks on ka tooteid, mis praegu liiguvad kategooriate vahel, et hetkel on piimatoode pastöriseeritud täispiim siis kõlblik kuni märgistusega, aga lähiajal muutub pakendimärgistust, toode saab parim enne märgistuse ning peale tuleb tarbijatele soovitus, et enne siis toote tarbimist, pärast siis kuupäeva kukkumist, nuusutada, visuaalselt hinnata, nuusutada, maitsta ning otsustada, kas see toode sobib tarbimiseks või oleks seda mõistlikum ära visata. Jällegi eesmärk on vähendada toidu raiskamist ja nii me saame vähendada toiduks kõlbuliku toidu äraviskamist. Teise olulise infona on kindlasti koostisosade loetelu, sest kindlasti huvitab tarbijaid, millest toode koosneb ja siinkohal tuleb rõhutada, et tootjatel on kohustus kõik tootesse minevad koostisosad kirja panna. Näiteks siin leivas on ilusti toodud välja, et see koosneb rukkijahust, joogiveest, rukkilinasejahust, suhkrust, soolast, pärmist, paksendajast ja emulgaatorist. Ja lisaks veel siin on oluline võib-olla teadmine, et koostisosade loetelu esitatakse kahanevas järjekorras ehk neid koostisosad, mis on eespool, neid on tavaliselt tootes rohkem. Teatud juhul tootjad tahavad tuua ka välja koostisosade sisalduse, et sellisel juhul võib tuua välja, et protsentuaalselt kui palju mingit koostisosa on tootes. Näiteks seda toodet vaadates on näha, et suvikõrvitsat on 65,7% ja tsikat on 34,3%. Ning lisaks võivad mõned tooted koosneda ka mitmest koostisosast, nii-öelda liitkoostisosast. Näiteks kui siin tootes on suvikõrvits ja tsika, siis tsika omakordne koosneb erinevatest koostisosast, näiteks paprikast, tomatist, suhkrust ja nii edasi. Ja tänu sellele mõnikord võivad minna toitude koostisosade loetelud päris pikaks, ehk siis alati ei tasu seda karta, kui tootel on pikk koostisosade loetelu, vahel ta võib lihtsalt koosneda erinevatest liitkoostisosadest. Lisaks on tootjatel ka kohustus tuua välja allergenid ja allergenide puhul on väga hea teada, et allergenid tuleb tuua välja koostisosade loetelus selgelt eristatavas stiilis. Näiteks kas kaldkirjas, tumedamas trükis või teistmoodi tähistada. Antud tootelt näiteks on näha, et ta sisaldab juursellerit, seller on allergen ja siin on juurseller toodud välja kaldkirjas. Ja kuigi pakendil on tegelikult palju olulist infot, veel kust on tooraine pärit, kes on tootja, siis kolmanda sellise suurema teemablokina tooksin välja toitumisalase teabe, mis kindlasti tarbijale on väga oluline teada. Ja see on kohustus siis praktiliselt kõikidel toodetel välja tuua ja välja tuleb tuua siis 100 grammi või 100 milliliitri kohta, kui palju toode sisaldab energiat, kui palju rasva, sealhulgas külastunud rasvhappeid, kui palju süsivesikuid, kui palju sealhulgas suhkruid, kui palju valku ja soola, et kõik see on pakendil justi välja toodud. Ja alguses võib-olla võtab nendega harjumine natuke aega, et tootekategooria põhiselt tuleks tekitada tarbijal siis endal arusaam, kui palju on palju ja kui palju on vähe. Et seda võiks natuke võrrelda kilohinnaga, et alati on küsimus, et kas see toode on sarnastest toodestest kallim või odalam, selleks on kõige parem võrrelda kilohinda. Samamoodi on ka toiteväärtuselt, et kas näiteks liiga palju rasva selles tootes, kui palju on palju, et kui sa neid erinevaid tooteid seal kategoorias võrdled, siis sul tekib arusaam, kui palju on palju. Lisaks on võimalus tuua välja ka vitamiinide ja mineraalainete sisaldus, aga seda ainult juhul, kui toode sisaldab vähemalt 15% soovituslikust päevasest normist 100 grammi või 100 milliliitri kohta või jookide puhul vähemalt 7,5% 100 milliliitri kohta siis. Ja näiteks võib tuua siin joogi, spordijoogi,
Tuuakse välja portsjoni kohta, kui palju sisaldab portsjonis koguseliselt, näiteks B3 vitamiini ja samuti kui palju see moodustab siis sellest portsjonist päevasest normist. Näiteks magneesiumi puhul on siin toodud tema kogus ja toodud välja, et 25%, siis kui see portsjon ära juua, siis 25% päevasest soovituslikust normist saadakse magneesiumi antud toote puhul. Kokkuvõtvalt võib siis öelda, et tegelikult toodete pakendil on väga palju olulist infot. Nendega harjumine, nende otsimine ja suurusjärgus orienteerumine võtab võib-olla natuke aega, aga kui need endale selgeks teha, siis on tegelikult võimalik teha väga teadlikke valikuid, paremaid ostuotsuseid ja samuti on võimalik tegelikult vähendada ka toidu raiskamist. Nii et enda poolt soovin teile teadlikke valikuid.